Täna paigutasin siis oma kannasid ringi ja tegelikult olen unustanud näidata paniculatat. Tema on nüüd ka selline suureleheline looduslik sort, aga tal on lehed on sellised hästi kitsad ja peenikesed. Ja mis tema puhul on siis veel natuke teistsugune või eriline, on siis see, et tema nüüd ei talu talvitumist risoomina. Ja näitan ka miks, sest enne ma ei saanud sellest aru, kui ma hakkasin varsi maha lõikama ja siis ma sain sellest aru, et mis tal siis teistsugust on. Temal on siis nüüd sellised varred, mis ei ole vett täis. Nad on täitsa nagu bambusest. Ma proovin seal koputada. Ta on nagu puu või nagu bambusvarred. Sellised hästi tugevad, aga mitte vett täis. Ja terve see risoom on siin täiesti pinnapealne. Kõik see sama pundi all, et ta ei kasvatagi ennast allapoole, nii et tal ei ole sellist tagavara veest, et ta saaks nagu meie talve siis siin ilusti üle elada. Ja seepärast tuleb teda hoida talv läbi potis, seda risoomi, et ta siis ka kergelt kasvaks. Nüüd ongi näha, et mul siin ka kergelt kasvab. Ja siis ta püsib ilusti elus, et tegelikult ta on ju ikkagi troopiline taim ja tema kasvab ikkagi oma kodumaal ka täiesti aastaringselt ja on väga suur ja väga lopsakas, nii et sellepärast ta peakski meie talvega toas veetma. Ja teda ma vist ainult paljundasin see aasta äkki 2-3 taima ainult ma saatsin kellegile. Nii et ma loodan, et kui nüüd keegi nendest, kes nüüd selle on ostnud, siis on ta kindlasti potti pannud, mitte pannud kuskile risoomina kuivama. Nii, risoomi ma ennast näidata ei saagi, et tal ongi see risooma kohe varre ümber. Nii et tema tahab saada kasvamist terve talve.